Minuga on šamaan, kotkasulg, Evald Piirisild. Siin on hästi mõnus energia praegu, ma soovin, et see kõik tuleks edasi ka läbi kaamerate. Sa võitsid selgeltnägijate tuleproovi ja oma missiooni kohta oled öelnud, et see on nagu sulg, et sa kogud teadmisi ja siis jagad neid. Räägi oma missioonist. Minu missioon peale seda tuleproovis käimist ongi see, et kui mul anti nimi Kotkasulg, ega ma siis veel ei mõistnudki, et miks mul just selline nimi anti indiaanilaagris. Ja nüüd peale seda pikka aega, peale neid õpinguid, peale neid rändakuid erinevates paikades siin emakese maa peal on, ma mõistsin seda, et ma olengi see, et ma pean käima mööda ilma, koguma neid erinevate maade inimeste vanu rituaale, vanu kombeid. Nüüd ma saan oma teadmisi ja selliseid kogemusi inimestele siis välja rääkida ja aidata neid. Sa võtsid siia kaasa kõiksugu põnevaid asju, hästi palju põnevaid asju ripub sul küljes ja on siin ümber. Neil kõigil on tähendus ja selline energia ümber, et tutvustasid mõnda asja. See on lihtsalt tavaline puupulk, millega rännaku ajal saab laulda kotkalaulu või teha mingit linnuhüüdi. Aga ta on huvitav see, et ta paneb ka kassid miskit pärast jooksma ja elama, et kui seda pilli puhud, siis kassid jooksevad sulle, tulevad siia kõhu peale. Siin on piisoni küüned. Indiaanlased muidugi teevad omal tantsu sellega. Vajad ümber jalavata, siis kui nad tantsivad, eks ole. Et mul on neid 2 paari, aga mina kasutan seda omal rännakue kaasas ikkagi inimestele sellise puhastamist, kus ma siis natukene krudistan sealt seest neid muremõtteid välja ja valusid välja, et siis on neil siin niisugune hobupiits. Mis piits see nüüd siis on? See on ju saba. No sellega ma teen ka oma rituaalidel erinevaid asju, ka puhastamisel. Siin tüdrukud on, kes tahavad omal uut poissi saada või niimoodi, siis sellega annadki laksaka väikse. Ja mis see teeb siis? Kas sa saad nüüd minema siin? No, aga mis on siin veel siis? On see leib ja piim. Piim kui selline on üks pühamaid jooke. Piimaga ma teen tänurituaali siis jah, sellist sulle ka. Saad oma ema tänada. Ja siis peab leiba võtma ka veel peale? No ja leib on veel eraldi jutt. Okei, nii. Leib on siis meie tänu isadele, vanaisadele, vanaisadele. Et nemad on ju need, kes siin maa peal harivad põldu, külvavad vilja, koristavad, toovad koju ja ema küpsetab siis selle. Okei, ma panen siis oma huuled siia juurde, sest et ma olen valinud selle, et ma loomset toitu ei söö. Ja piimamaitse. On. Ma tegin sul nüüd huulepulgaseks selle siit. Ei ole midagi. Nii, aga aitäh. Tõesti, jah, sa oled ainukene, kellega ma olen piima joonud. Noh. Eks sa oma emaga jõid ka ikka? Ema piima ma jõin, ma seda kindlasti armastasin. On sul lugusid ka põnevaid tervendamistest, ravimistest? Mis sul on ette sattunud siin viimasel ajal? Kõige suurem rõõm oli mul sellest, kui üks, mis ta võis olla, 25-aastane
tüdruk tuli mu juurde murega, et ta on juba 2 aastat vist olnud hädas oma kõhuga, mauaavandid, soolestik on kuidagi kehva ja keel. Suu oli tal ka juba nii, et ta ei saanud süüa eriti midagi, igat asja. Keel oli tume lilla ja sellised valged nagu korpunud siuksed moodustised olid tal keele peal, päris kole oli. Et kõigepealt hakkasime nagu suuõõnest pihta, et oma neelamine ja siis nõnda öelda siit kõik see süljenäärmed ja värgid, et siit saaks asja nagu korda, küll siis läheb see allapoole ka pärast. Ja ega ei läinudki siis palju mööda, me olime Võhma rahvamajas, siis kui meil see üritus läbi sai, siis ta tuli mu juurde ja näitas mulle keelt, ütles, et Evald, näe, mul on nii ilus roosa keel. Võt siis on tõesti siuke, et vahest tulevad nagu öelda rõõmupisarad endalgi, et ma lasin tal kõigepealt vist 3-4 päeva suud loputada ja siis ta hakkas juba jooma ka. Sa andsid talle midagi erilist siis, oma asja? Ma andsin talle oma asja juba. Eks meil igal ühel ole omad siuksed mingid, see ei olnud mingi nõiajook, see oli täitsa tavaline tetramaran tegelikult. Mis see veel on? Tetramaran kasvab meil siin Eestis, on üks kõige väekamaid ravimtaimi, mis maa sees kasvab. Väga hea on panna teda viina sisse, ütleme 50 grammi tetramaranat, pool liitrit viina, paned ligunema, nädal-2 loksutad, siis tast tuleb sellise konjaki värvi, selline väga mõru jook on muidu, aga ta tohterdab sul kõik, mis on siin allpool. Südant ta ei ravi ja kopse ka, aga kõik seedimised asjad. Et sa tegid läbi indiaanilaagri ja siis reiki ja oled kasvanud selliseks väekaks šamaaniks. Reiki oli selle asja algus tegelikult. Ja ma olen reiki õpetajale väga-väga tänulik õpetaja. Leili oli mul Kanadast. Tema oli see, kes mulle tõi uuesti tagasi selle elutahte, võib öelda siis niimoodi. Kus see sul kadunud oli siis? No eks mul olid ka omad probleemid ja ma olin ikka mitu kuud Balderjani ja valitooli peal, et ma olen ka seda teinud. Eks ikka ole. Aga tänu temale tuli nagu öelda see esimesed õpetused asjad. Siis mul üks hea reiki sõber ütles, et Evald, sa pead minema indiaanilaagrisse. Seal ma sain ka palju tarkusi ja õpetusi. Võib-olla et isegi esimesed nagu öelda, suuremad kogemused, nägemused tulidki sealt. Aitäh, Evald, et sa jagasid oma mõtteid ja nüüd selle raamatu siis samamoodi loosime välja Vaata ela hästi saadet. Ja. Facebookis ja nüüd me kuuleme veel muusikat ka. Aga teeme ilusa lõpu. Juu.